Armu teile ja rahu Jumalalt, meie Isalt ja meie Issandalt Jeesuselt Kristuselt. Jutluse mõtete aluseks pangem tähele Jumala sõna prohvet Jeremia raamatust 31. peatükist, salmid 31–34. Ja prohvet on kirjutanud. Vaata, päevad tulevad, ütleb Issand, mil ma teen Iisraeli sooga ja Juuda sooga uue lepingu. Mitte selle lepingu sarnase, mille ma tegin nende vanematega sel päeval, kui ma võtsin nad kättpidi, et viia nad välja Egiptuse maalt. Selle mu lepingu nad murdsid, kuigi ma olin nad võtnud enese omaks, ütleb Issand. Vaid leping, mille ma teen Iisraeli sooga pärast neid päevi, ütleb Issand, on niisugune. Ma panen nende sisse oma seaduse ja kirjutan selle neile südamesse. Siis ma olen neile Jumalaks ja nemad on mulle rahvaks. Siis üks ei õpeta enam teist ega vend venda, öeldes tunne Issandat, sest nad kõik tunnevad mind, nii hästi pisikesed kui suured, ütleb Issand. Sest ma annan andeks nende süü ega tuleta enam meelde nende pattu. Aamen. Olge head, võtame palun istet. Niisiis, lugu Jeremia raamatust. Kuulus nuttev prohvet. Sel korral ei nutagi. Vastupidi, kuuldud tekst on võib-olla üks kõige lootusrikkamaid kogu piiblis üldse, või vähemalt kogu Vanas Testamendis. Selle lootuse leiame ette loetud lõigu viimaselt realt, sest ma annan andeks nende süü ega tuleta enam meelde nende pattu. Ühtlasi on kuuldud lõik otse kui lühikokkuvõte piiblist 4. salmis. Prindi või välja ja pane söögitoa seinale, et alati silma ees oleks. See lõik ehitab silla minevikust tulevikku. Heitkem siis korraks pilk sellesse minevikku, Jeremia aega. See on 627 kuni 585 aastat enne Kristuse sündi. Üsna täpselt teada, millal Jeremia elas ja oma prohvetitööd tegi. Ja sellesse aega mahtus Iisraeli jaoks palju katsumusi. Troonil jõudis vahetuda 5 kuningat ja ainult kõige esimene neist, kellele Jeremia kuulutada jõudis. Kuningas Joosia oli jumalakartlik ja aus mees. Kõigi järgnevate puhul pidas paika see tuntud ütlus, et mida edasi, seda hullemaks. Jeremiale, kelle Jumal valis välja, need sõnad leiab Jeremia raamatu varasematelt lehekülgedelt juba enne tema sündi. Sai osaks keeruline ülesanne. Kuulutada sõnumit, mis kohe üldse ei meeldi. Ei rahvale ega võimukandjatele. Kuulutada seda selle kiuste, et see seab ohtu tema enda elu ja tervise.
ei ole just ülesanne, mida keegi meist endale väga ihaldaks. Ei ole selline töökoht, millele oleks 100 taotlejat nagu maasikaid korjama. Jeremia raamat ei ole kronoloogilises järgnevuses ja seetõttu on seal tunnetatav temaatiliselt üsna järsk üleminek. Esimestes 29 peatükis ja ka hilisemates on tonaalsus võrdlemisi sünge. Ennustused tulevaste hädade kohta, mis tabavad juudi rahvast, kui nad meelt ei paranda, ei ole kerged kuulda rahvale, kes on olnud põlvest põlve uhkama äravalituse üle. Ometi sisaldab Jeremia raamat ka 3 sellist peatükki, mis on täiesti erilised ja mida seetõttu vahel kutsutakse lohutusraamatuks, ehkki see ei ole ametlik nimetus. Peatükid 30–33 sisaldavad Jumala lubadust tuua oma Paabeli vangipõlves vaevlev rahvas taas üheks rahvaks ühele maale kokku ja teha nendega uus leping. Selle uue lepingu ettekuulutus sai äsja ette loetud. Just selle lootusrikkuse poolest erinevadki need 3 peatükki Jeremia ülejäänud prohveti kuulutustest. Kui mujal on jutt eelkõige sellest, mida inimene teeb, on sõnakuulmatu ja tõrges, ja kuidas Jumal sellele vastab karistuse ja äratõukamisega, siis nendes 3 peatükis on rõhuasetus sellel, mida Jumal teeb. Lunastusel, taastamisel, uuel kokkukogumisel. Kui mujal on küsimus, kus on Jumal, siis nendes peatükkides on vastus, ta on siin ja tegutseb. Ärgem unustagem, et need sõnad räägiti rahvale, kes selleks ajaks oli kaotanud nii oma kodumaa kui templi, mis oli purustatud Jeruusalemma vallutamisel ja mis oli juutide identiteedi keskuseks. Kõik see, mis tegi juudi rahvast juudi rahva, oli kadunud. Aga olgugi nende endi minevik nii mitmekesine ja nii keerukas kui tahes, tundis Jumal neile kaasa. Jumal lubas neile uue lepingu, lubas neile teistsugust elu. Lubas olla neile Jumalaks ja lubas nad võtta oma rahvaks. Sedasama väljendit minu rahvas ja mina nende Jumal kohtame mujalgi Jeremia raamatus. Aga äsja kuuldud kirjakoht on Vanas Testamendis ainus, kus esineb mõiste uus leping. Ühtlasi on see kirjakoht üks enam tsiteeritud
Vana Testamendi lõike Uues Testamendis. See sild, mida ma mainisin, mineviku ja tuleviku vahel. Uus leping, uus ajastu, uus osadus. Uus seadus, mis ei ole enam kirja pandud kivitahvlitele, nagu see, mille Mooses tõi alla Siinai mäelt. Seadus, mis on kirja pandud südametesse. Jumal kirjutab selle meisse kõigisse. Jumala nimi olgu ja saagu kirjutatud meie kõigi südametesse, et ka meie oleksime tema uue lepingu rahvas. Siinkohal ei räägita enam eriliselt ära valitutest. Ei räägita sellest, et keegi on teistest parem vaid sellepärast, et tema vanemad on kuulunud teistest natuke paremate hulka. Siin on võrdsus. Kõik saavad tundma Jumalat ja kõik saavad andeks. Selle andeks saamise poole tuleb pürgida, aga see ei ole midagi, mida saab välja teenida. See on Jumala arm, mida ta meile jagab. Muidu ei oleks tõepoolest vahet vana ja uue lepingu vahel. See uueks saamine ei sünni hetkega. See on protsess, elukestev õpe, liikumine keeld ja karistus tüüpi usu juurest sisemise vajaduseni kuuluda kokku Jumalaga. Ehk siis me võime öelda, et käsuseadus oli pöördumise algõpe, armuõpetus on juhis edasi jõudnutele. Jumala arm annab meile võimekuse kuuletuda Jumala tahtele. See ei tähenda, et Jumal oleks hakanud uuemal ajal tahtma teistsuguseid asju. Et talle oleks korraga meeltmööda need asjad, mida me teeme oma patusa loomuse pärast. Need igatsused, mis on meie südames ja mis on seotud ajalike asjadega. See tähendab vaid seda, et Jumal annab meile jõu muutuda. Püha vaimu läbi loob meid uueks ja loob meis võimekuse olla temale meelepärased. Kes ei tahaks alustada nullist, kui ta on suure jama kokku keeranud? Mina võin oma eluteelt neid hetki päris mitmeid üles lugeda, kui on tundunud, et kui vaid saaks minna sellisesse kohta, kus keegi mind ei tea ega tunne ja alustada päris puhta lehena. Jumala eest ei saa peitu minna, ka mitte Alutaguse metsadesse. Jumala eest ei ole vaja peitu minna, sest see, millega ta meid otsib, ei ole karistus, vaid arm. Tema armastus meie vastu sunnib teda meid otsima ja meile uue võimaluse andma. Uue võimaluse, mille tõotused leiduvad selles samas piibliraamatus, mis on siin minu kõrval. Ja ma väga loodan, et teie kõigi raamaturiiulis. Ja ma väga loodan,
et kui teie elus on raske hetk, siis te avate selle raamatu ja loete võib-olla just neid samu sõnu, sest ma annan andeks nende süü ega tuleta enam meelde nende pattu. Marshall Seagal, kristlik kirjanik ja toimetaja Ameerika maalt Minneapolisest, on öelnud: taevas ei ole mitte taevas sellepärast, et me kohtame seal oma armsaid eesläinuid või et kõik pisarad saavad pühitud või et kõik on uus. Olgu need asjad nii toredad kui tahes. Taevas on taevas nende sõnade pärast: mina olen sinu Jumal. Aamen.